Tere tulemast, Hendrik Velja. Olete puidutööstuse äriplaanil juba mitmendat korda. Miks on see hea koht, kus võrgustuda ja miks te siia tulete? Ma arvan, et võrgustamine ongi üks väga oluline aspekt nende ürituste juures, et puidutööstus ja metsandus on sellised valdkonnad, kus inimeste vahelised suhted on ikkagi endiselt kandvas rollis ettevõtete vahelistes koostöös ja tehingus. Tegemist on küll väga digitaliseeritud sektoriga, aga ei ole veel AI-robotid omavahelisi läbirääkimisi üle võtnud ja inimestel on vaja ikkagi vahel kokku tulla, et kraadida, mis parasjagu majanduses toimumas on. Eelkõige tulime siis ettevõtete esindama Lotus Timberit, ja kohtume siis sektori inimestega ja kuulama, mida uut siis äriplaan siis toob, et järsku saame ka endale mingit tippe või suuniseid. Mul on siin kasulik käia, et kui päris aus olla, siis ma ju käin kohtumas inimestega. Nagu see kombeks on, sa käid ennast näitamas ja teistega rääkimas. Tulen siia valdkonna inimestega kohtuma, meie koostööpartneritega. Võiks öelda selle ala Eesti mõistes tipptegijatega. Vahetame siin mõtteid, kuulame milliseid poliitilisi suundi riikliku sektori poole pealt on ellu viidamas, kuidas nemad mõtlevad ja püüame siis kommunikeerida oma mõtteid vastu. Tahan ka kursis olla nende viimaste uudiste ja ettevõtete plaanide ja asjadega, et tean ise ka, et mis tulevik toob mulle ja meie firma.